Gert, laupäeval tulemas mäng Nõmme Kaljuga, siin täna annate viimast lihvi ja trenn on lõppemas ja homme on see viimane trenn veel ees, et kuidas sa tunned, et on nüüd see töö kõik tehtud, mida me oleme tahtnud selleks tähtsaks mänguks teha? No nagu sa ise ütlesid, homne päev on veel ees, et eks homme ka siin veel üht-teist vaatame ja ma arvan, et siis peame valmis olema, et siin pääsu ei ole. Siin vahepeal tundus, et juba konkurendid hakkavad natukene eest ära minema, siis see Premium-liiga sel aastal on olnud selline väga üllatusterohke ja ühtlane ja nüüd on tegelikult 10 vooru enne hooaja lõppu jällegi esikolmik täiesti nii-öelda ühel real koos. Jah, et vahed on väga väikesed, et nagu tänavu mängud näidanud on, tõesti on nagu palju võib-olla selliseid nii-öelda üllatusi mõnes mõttes. Aga samas ma arvan, et see on väga positiivne liigal, et nagu näha on väga huvitav see viimased 10 mängu siin tulemas. Me oleme Nõmme Kaljuga mänginud, nüüd on ikkagi alustame sellest 0-0 seisust, et sellises tähtsas mängus, mis saab otsustavaks? No tähtsates mängudes alati pisiasjad, et seal on vaja vahest teha selliseid võib-olla see 1 lisameeter või 1,5 lisameetrit, sentimeetrid, mis võivad väga tähtsaks saada, et sellistes suurtes mängus alati, ma arvan, pisiasjad on määravad, ma loodan, et meeskond nagu üleüldises pildis on valmis ja valmis kõva lahingut andma. Ootame ka väga suurt publiku hulka, et loodame, et see ilm ka püsib, et mida fännidele, olge meie 12. mees. No fännid on terve hooaeg, ma arvan, meie 12. mees olnud ja nad on väga kihvte asju siin teinud, et büro ja värki ja loodame, et ka seekord millestki sellisest puudust ei tule, et ma arvan, et fännidele ei ole siin midagi öelda, et nad tulevad niikuinii kohale. Norbert, paar päeva jäänud ja siis jooksevad väljakule A. Le Coq Arenale FC Flora ja Nõmme Kalju. Mida treener sellise tähtsa mängu eel tunneb? Meie jaoks on see ikkagi nagu igapäevane töö, et sellise taktika ehitamine käib alati pikema perioodiga kui ainult 1 mäng, nii et selles suunas on tehtud kõvasti tööd, et olla järjest tugevamate vastaste vastu ja meie jaoks on ikkagi see heas mõttes selline hea töörutiin. Statistikas tõenäoliselt me kinni ei ole, et ei ole mõtet neid eelmisi mänge Kaljuga selle pilguga vaadata, et mäng hakkab ikkagi ju 0-0-st pihta. Absoluutselt, et nii see iga mäng on ja elu näidanud, et kõik on muutuv. Kalju on viimastes mängudes siin punkte loovutanud, oled kindlasti ise ka need mängud üle vaadanud, et kas sealt on midagi nii-öelda võtta ka meie mängu kaasa? No loomulikult et kogu aeg õpid vastaseid tundma ja vaatad ikkagi, mismoodi on mängijad, et millise iseloomuga mängijad, millistel positsioonidel on ja mis on nende põhiideed ja kindlasti ka teame seda, et tuleb olla valmis alati üllatusteks, nii et loomulikult me püüame olla kursis kõigest sellest, mis teised meeskond teevad. Kuidas see meeskonna vormikõver sulle praegu, see meie meeskonna vormikõver sulle praegu tundub, et mehed on kindlasti ju tähtsate mängude ees eriti tahtmist täis? No seda kindlasti, et sellistes mängudes võib öelda ka ühtepidi, et siin tahe peab ületama füüsise, aga muidu ka sellise suure mängude perioodi nagu saime edukalt ära peetud ja nüüd on olnud piisavalt aega tööd teha ja meeskond, ma usun, on füüsiliselt täiesti heas konditsioonis. Tunned sa, et sul on käike nagu piisavalt, et siin see paraku see augustikuu oli natukene selline, mis võttis meil mõned käigud ära, et kes läks minema, kes on vigastustega väljas? No ütleme, alati on võimalik võita ju, me näeme siin, iga meeskond on kellegi punkte võtnud ja järelikult me ei saa olla nagu mängijates kinni, kas see on võimalik, vaid küsimus on ainult, kuidas seda teha ja samamoodi meile saavad olema, ütleme, käike on kindlasti piisavalt ja meil ülesanne on ikkagi leida see idee selle Kalju vastu niimoodi, et olla edukad selles mängus. Ja mida ootad lõpetuseks meie fännidelt selle mängu raames? No üldse inimesed, kes tulevad ikkagi meie mängu vaatama, et loomulikult nende tugi on, ma arvan, mängijatel oluline, mängijad tunnevad seda väljaku peal, kui neile kaasa elatakse ja see peaks olema niisugune ühine võitlus ühise vastasega ja seda meie toetajad, kes meile kaasa elama tulevad, kindlasti ootan. Aitäh!